Täna ma tahaksin teile rääkida ühest sündmusest, mis toimus 60. aastate keskel, mil Rootsi jäähokitiim esines vaheolümpial Göteborgis. Kõik oli väga bra. Mind valiti võistkonda. Ma olin võistkonna kapteni sõber, parem käsi. Pääsesin platsile kogu aeg ja olin alati seal, kus oli kõige ohtlikum moment. Kahjuks ei õnnestunud mul ühtegi väravat lüüa, kuigi võimalus oli. Vaenlane oli väga äge. Võttis litri enda valdusesse ok, surus meile peale. Võit tuli ikkagi Rootsile, aga minul oli rõõmupäev, mis lõppes kurvalt. Enne kui ma selle juurde tahan jõuda, ma räägin teile veel legendaarsest väravahist, Anders Schärfforest, kes on Skåne maakonnast. Tema isa oli farmer och ema töötu. See poiss sai väravavahiks, ta oli väga närviline. Siis oli teda terroriseerinud, nagu Freud on möönud, vist ahistanud lapsena. Sellepärast oligi väga koordinatsioonivaba och haigete maailma vaadetigan poiss. Anders istus kogu aeg peaaegu pingil ja jõi pudelist. Õigem oleks öelda, tahtis juua. Kuna koordinatsioon oli vale, ei tabanud ta suupiirkondagi praktiliselt. Ja peale võistlust, mis kõigile peale minu oli õnnelik, viidi Anders otse reanimatsiooni, kus ta välja ei tulnud. Niipea. Mis aga minuga juhtus, küsivad paljud. Miks minu nime ei ole Göteborgi vaheolümpial raamatutes? Põhjus on selles, et mul ei jätkunud medalit. Seisin rivis koos oma võistkonna kaaslastega. Lehvitasin kuningale. Kuningas lehvitas mulle. Vähemalt minu suunas. Peaaegu minu suunas lehvitas kuningas. Ägedalt. Kuid medalitena mina seda võistlust ei lõpetanud. Medalid andis edasi ÜRO peasekretäri Kurt Waldheimi vanem vind Tort Waldheim. Tema oli jätkunud minu jaoks medalit. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence. Sellest ma kirjutan kunagi oma raamatus Alev Ström elu hokimäng.